tulemast meie iga neljapäevasele esitlusele. Minu nimi on Evelin Pung, olen Tupperware maaletooja Eestis ja täna tervitan ma teid sellisest imelisest kohast, nagu on Tupperware Eesti showroom Tallinnas, Rocca al Mare keskuse lähedal, Mõisa tänaval. Olete alati siia oodatud uudistama, vaatama ja ma usun, et meie tänane esitus siit ruumist ei jää sugugi mitte viimaseks, küll aga ta on tõepoolest esimene. Siiani olete te näinud meie Tartu kontorit, olete näinud minu kodukööki, võib-olla suvi toob veel üllatusi ja me hoopiski kohtume metsas, aias või põllul või siis ka otse grilli ääres, sõltub sellest, milliseid ideid ma teile jagada tahan. Aga täna tahan ma rääkida teile toodetest, mis tegelikult siis ei vaja sugugi elektrit, mida saab siis tõepoolest kasutada just nimelt kõikidel nendel eelmainitud kohtades, kui te soovite minna suvepikniku pidama mereranda või metsa või tahate oma aiapidusid pidada nii, et vahepeal ei ole vaja tuppa minna, siis on meil siin rivis 3 sõpra ühest perekonnast, mis siis on kenasti kõik kena meie Tupperware tooted ja ajavad nad siis ära meie kombaini asja. Ehk siis paljudel on kodus olemas elektriline kombain ja väga tihti on juhtunud nii, et kui ma olen oma esitluse lõpetanud, kui ma olen tutvustanud meie Tupperware variante ja võimalusi, siis nii mõnigi on otsustanud oma elektrikombaini kas siis viia maale ema juurde või siis üldse sellest loobuda, viia taas kasutusse, sest nii palju, kui on erinevaid tagavara osasid, erinevaid osasid sellel tootel, mida on vaja pesta, mida on vaja kokku panna, pärast uuesti lahti võtta, siis täpselt sama asja võib ära teha mis tahes meie lõikuriga. Ja neid nimetatakse ja kutsutakse väga erinevate nimedega. Paljud teavad meie kõige pisemat, ehk siis sibulahakjat, lõikurit, rahvakeeli siis ka on teda kutsutud turbošefiks. See on meie kõige väiksem pereliige. Järgmine nendest, kuhu siis lisandiks koos teradega kuulub ka juba vispel, on siis smooth shopper, millega saab siis samasuguseid asju ja sama toitu teha kui võib-olla natuke suuremas koguses. Ja selle pere kõige suurem liige, me ei saa öelda kõige vanem, kindlasti on ta tegelikult nendest kõige noorem just, aga kõige suurem on siis päris selline suur salati valmistaja mahuga 1,35 liitrit anumat, millest saab siis teha kõiki soovitud salateid, kastmeid, kreeme ja vahtusid veel suuremas koguses. Samamoodi on kaasas vahustusvispel ja lisaks siis ka veel lehter, mida te näiteks saate kasutada just nimelt siis, kui teil on vajadus või soov teha ise näiteks kas siis majoneesi. Teda on hea siia sulgeda, avada ja vastavalt siis doseerida nii nagu retseptist tarvis ja vajalik on, samal ajal ise segades. Tupperware lõikuritel teevad eriliseks just see, et need terad on teritatud ühelt poolt ja kui nüüd sellega hakkida või siis teha siis nii-öelda seda imeliigutust, mida te olete võib-olla näinud, siis tegelikult samal hetkel need terad võivad näiteks 4 sekundi jooksul hakkida 135 korda. Ja see on see, mis teeb selle eriliseks, teeb omapäraseks. Kui on peres inimesi, kes ei armasta süüa sibulat, siis me võetakse meie toodet just nimelt selle eesmärgiga, et püreestada või teha see sibul just nimelt nii peeneks, et keegi ei saa aru, et ta toidu sees on. Õpetatakse lapsi sööma porgandit läbi selle, sest ei ole aru saada, et toidu sisse on porgandit peidetud. On hea hakkida pähkleid, küpsiseid, teha erinevaid võideid, segusid, isegi kuivikutest väikest paneeringupuru. Kindlasti mida ei tohi teha on, et ei tohi purustada jääd, aga olen ka juba kuulnud ja näinud, et on au sisse läinud ka kohviubade purustamine ja teha siis sellist naturaalset ja head otse kohviubadest kohvi. Te saate alati ise otsustada, kui jämedaks te selle tulemuse jätate, kas sibulatükid peavad olema suuremad, on nad peenemad, kas te tahate teha seenesalatit, kas te soovite hoopiski miskit magusat ja maitsvat siin sees teha, see kõik jätab teile väga palju mõtlemis- ja aimamisruumi, kuidas ja mismoodi valmistada. Kui nüüd on tõesti kogused juba suuremad ja tahate ise teha hommikus smoothisid, siis on alati minu soovitus võtta juba natukene suurem nõu, mahuga siis 730 milliliitrit anumat, kus te saate teha 2 korda rohkem võib-olla kui selle väikese hakkijaga.
Ja kui nüüd on juba tegemist selliste sügisandide purki panekuga või tahate teha seenesalatit midagi kalaga, siis sobib ka see kõige suurem sõber. Ei ole sugugi palju ja paha, kui need on ka kõik 3 tükki kodus olemas, miks mitte. Nad on selles mõttes hästi omavahel kombineeritavad, et nagu te näete, kaaned on kõigil ühesugused, neid saab siis omavahel vahetada. Samamoodi on ka teradega, ehk siis meie keskmises smooth shopperis on tegelikult ka tera liigendiga, see sama väike tera sobib siis ka väikesesse hakjasse. Ja on ka küsimus olnud, et aga mis saab siis, kui need terad lähevad nüridaks, kui ma ei saa enam neid nii edukalt kasutada kui alguses, siis neid terasid on võimalik noateritajaga ka teritada ja seejärel taas edasi töötada. Minu 3 retsepti, mis mul teile täna siin valmis on mõeldud ja pandud, on siis tegelikult kõikide nende toodetega teostatavad ja mis on muud, kui hakkame siis kohe pihta. Ja täna teeme nii, et me alustame kõige suuremast, ehk siis võtame Extra Chefi ja Extra Chefis on läbi aastate olnud üks minu lemmikretsepte siis teha sellist kalamääret või võiet, et natukene aega kokku hoida. Olen ma juba siia anumasse valmis pannud siis külmsuitsulõhe ja ei ole siia vaja mitte midagi muud lisada kui selline hea rammus 35% rõõskoor. Ning kes siis soovib, võib ka näiteks erinevaid maitse rohelisi panna, ei tee sugugi paha, natukene võib-olla ka maitseaineid lisada. Ja minul on siis ka siit natukene võib-olla sutsu juurde panna siis sellist soolakat veel ning jälgida, et gaas läheks kenasti ühtlaselt peale. Visprid jätame siis praegu kõrvale ja nüüd mõned korrad siis hakkida. No nii, kohe võib juhtuda nii, et on tarvis laenata meie väikesema sõbra kaant ja proovida sellega. Nii, mida suurem on anu, seda ettevaatlikumad peate olema alguses ka selle hakkimisega, et olla kindel, et kõik need terad saaksid kohakuti selle aparaadi põhjaga ja ei tekiks siis sellist võib-olla ületõmbamise efekti, nagu minul alguses tekkis. Aga alati tasub siis jälgida ja vaadata, et see kõik enasti toimima saaks. Kui te tõmbate nöörist, siis üks hästi oluline märk on veel see, et natukene tuleks seda nööri hoida 45-kraadise nurga all ja mitte mingil juhul tõmmata päris lõpuni ja lasta ta siis ka rahulikult tagasi joosta. Ärge kunagi tõmmake allapoole, sest sellega te võite pika peale oma Herb Shopperi nööri lihtsalt ära rikkuda. Nii, meie kala on valmis. Kohe näitan teile, milline see välja näeb. Võtan terad välja, ettevaatlikult puhastan ja nüüd panen ma selle valmis kalasegu, mis on siis vahukoorega tehtud, ilusti sellisesse tipikaussi või nõusse, kus siis on võimalik seda pärast kas siis saia peale määrida või kui keegi soovib, miks mitte ka tippida sellega. Nii et selline hea mõnus õue amps. Kasutan ma siis selleks puhastamiseks meie Tupperware silikonkaabitsaid. Mõned kutsuvad neid ka selliseks 99% kaabitsateks, ehk siis nendega on väga hea puhastada ära kõikvõimalikud purgid, kõik anumad, jogurtipakid seest, kus teil on vaja maksimaalselt kätte saada toitu, nii et kõik need sobivad väga ilusasti siis meie anumate puhastamiseks. No nii, esimene selline kalatipp on meil valmis. Kui soovite seda näiteks säilitada külmkapis, miks mitte, panete kaane peale ja tõstate külmikusse ja saate kasutada või kaasa võtta täpselt siis, kui teil parasjagu selleks soovi tuleb. Täna teine retsept, mida me teeme, on selline, ma olen selle saanud Soomest, selline hea idee ja siia nüüd läheb üks selline küüslauguküüneke. Tahangi teile näidata, et kui ma panen ka sellesse shopperisse selle ühe küüslauguküüne, siis ta tegelikult akib ka selle väga kenasti ära.
siis, et seda on ainult üks nii suure anuma kohta. Väga tihti kokad soovitavad, et kasutada just küüslauku hakitud kujul noaga, mitte läbi pressi, et see annab toidule parema maitse. Just nimelt sellised head tükid tulevad ka meie shopperiga. Järgmine huvitav lisand, mille ma siia lisan, mida võib-olla väga paljud ei ole kunagi mõelnud, et võiks teha tipikastmetes, on marineeritud kõrvits. Nii et mul on ta juba ära eelnevalt kurnatud. Panen siia kõrvitsat. Tõmban mõned tiirud, et ta saaks peenem. Ja nüüd see määre või tipp, mis sellest siis valmib, lisandiks tuleb siia siis naturaalne ilma igasuguse maitseta toorjuust. Ja seda võiks siia panna siis ütleme niimoodi, kas siis kõik võib-olla poole jagu, kuidas kellegile rohkem maitseb, gaas peale ja teeme sellise ühtlase kreemi, mida võib siis serveerida näiteks soolaste kreekerküpsistega, ciabatta saiaga või siis ka leiva peale, et kuidas kellegile just maitseb. Ja saab siis samamoodi kasutada erinevaks tippimiseks värskete kurkide ja porganditega, miks mitte. Kui meil on kollast värvi, siis ma arvan, et väga hästi sobib meile ka selline ilus kollane kausike, kuhu ta läheb. Ja taaskord kaabitsaga saame me siis maksimaalselt kõik anuma puhtaks teha. Nii. Ja ongi meil teine kreem valmis. Soovi korral siis samamoodi sulgeda kaanega, lasta külmikusse. Nüüd on juba 2 olemas. Ja viimane, mis meil täna valmib, on siis kõige tervislikum, kõige vitamiinirikkam üldse, mida praegu leida võib, on siis minul küll turult toodud, aga paljud saavad seda ka endale metsast korjata parkidest, on siis karulauk. Ja kui ma selle karulaugu siis siia sisse panen, siis ma tavaliselt, et teda natukene ka niimoodi eelnevalt veel hakkida, teen teda veel kääridega sutsukene peenemaks. Ta on küll juba ise sellise küüslauguse maitse ja lisandiga, aga mitte kunagi ei tee liiga veel lisada küüslauku. Ja hakkida siis see kenasti peeneks. Kes soovib, võib veel näiteks panna peterselli juurde, aga puhas karulauk alati kõige parem ja mõnusam. Ei läinud sugugi mitte kaua aega, mõned tõmbed ainult ja on meil ta kenasti hakitud kujul olemas, kes tahab veel peenemaks, mina hetkel mitte, sest juurde läheb mul siin nüüd siis taluvõi ja teen ma siis ise võid just nimelt selle lisandiga, nagu ma soovin. Samamoodi saate teie seda kodus teha, et ei ole vaja poest osta juba soolatud karulaugu maitselist või siis ka päiksekuivatatud tomatitega võid. Te võite kõik selle ise kodus teha ja just nimelt sellises vahekorras ja sellisel moel, nagu teie heaks peate ja soovite. Nii. Ja alati saab olla kindel, et see tuleb kõige paremini välja. Täpselt nii juhtus ka täna, et see tulemus on alati kõige ilusam, parem, lõhnavam ja maitsvam, säilib kõige parem ja kauem ja te saate alati seda juurde teha just nii kaua, kui teil on seda karulauku võtta. Soovitan karulaugud panna meie Tupperware Benchmark karpidesse, kus nad siis säilivad kauem, nagu ka eelmisel korral juttu oli, et kõik värske teie külmikus seisab selle võrra kauem, kui nad on pakitud õigetesse anumatesse. Ja täna saigi meil siis valmis 3 erinevat kas siis tippi, määret või kastet. Meil on karulaugu või, meil on kõrvitsa kreem tipikastmena või siis ka määrimiseks. Kes tahab, võib seda näiteks veel maitsestada ja segada üleüldse sinialitusjuustuga.
Ja kolmas on siis lõhekreem, mis kõige paremini maitseb ja sobib siis alati värske ciabatta saiaga. Nii et teie minge nüüd poodi, võtke oma vajalikud ained, ostke koju kaasa, kellel on juba mingi lõikur meie perekonnast olemas, saab seda teha, kellel veel mitte. Võtke ühendust oma esitajaga, küsige, kuidas saada, kust saada, mitu on vaja tellida, kas kõige väiksem, keskmine või kõige suurem. Ja just praegu kuni maikuu lõpuni kõige pisem lõikur 12 eurot soodsam, seega tehke oma valik, veel jõuate osta kingituseks, tellida endale, naabrinaisele ja sõpradele ja kohtume teiega juba järgmisel neljapäeval, taaskord tõenäoliselt minu koduköögis, aga kes seda teab, oli rõõm teie